investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on juba 15. detsember, minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka enamasti minu vastas hea sõber ja kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo, tervist kõik kuulad! Ja mul on väga hea meel näha meie saate üllatuskülalist meie juures Swedbanki privaatpanganduse juhti Andres Suimetsa. Tere Andres! Tere mehed! Tervist! Te olete vanad tuttavad, et te olete Marketsis koos töötanud ja Andres on pikalt olnud finantsturgudega seotud ja kuna on aasta selline nagu kokkuvõtte saade natuke, siis me mõtlesime, et teeme seda nagu kolmekesi, et oleks võib-olla erinevad mõtteid rohkem ja nii edasi, aga kui me nüüd Meelis kuskilt hakkame liikuma, võib-olla vaataks selle numbrise poole võib-olla esimesena, et ütleme natuke vähem kui 2 nädalat on siin jäänud aasta lõpuni, aga numbrid on enam-vähem ju teada, et kuidas meil siis turgudel läinud on? No tõesti, et me oleme täna selle aasta viimast saadet tegemas ja paratamatult turud, kui USA turgust vaadata, S&P on ikkagist väga lähedal enda all-time high'dele. Kuigi kui eelmist nädalat tagasi vaadates, siis korra siuke reede rikkuste pilt ära, selline ootamatu sell-off oli turgudel, ma ei tea, kas seda võib nimetada nagu shakeoutiks, mida turg ikkagist aeg-ajalt teeb, et kas see võib-olla oli seotud Oracle'i tulemuste või siis Broadcomi tulemustega, mis investorid väga hästi nagu vastu ei võtnud, aga võib-olla lihtsalt turg nagu tehniliselt jäi sellises kohas pidama, mis on double top, klaaslagi oli ees, et mis muudab võib-olla natuke riskantseks selle turu hetkeseisu. Jaa, sa räägid nii optimistlikul meelel, nagu oleks tõesti meeletu tõus olnud USA turul. Ma ei tea, kas selle Meelis vahepeal kodakantsust vahetanud, et käisime siin maikuu sees USAs ka. Kui sa Ameerikana oleks, siis ma oleks sinu positiivsusega nõus. Et tõesti dollarites ka SP500 on siin natuke vähem kui 15% plussis. Aga kui ma teen selle nüüd eurotesse ümber, siis sellest jääb alles natuke vähem kui 3%. Et mida siis nagu lohutuseks Eesti investoril öelda? No ütleme tõesti, et kui nagu üldiselt tegelikult ju vaadata dollaris, siis on väga siuke roheline aasta, väga palju nagu top aktsiaid tegi korraliku sõidu, lähme vaatame näiteks tagasi, mis olid selle aasta sellised suurtemate aktsiates need liidrid, et Micron Technology 207% tootlust aasta algusest on ju Palantir 150%, Intel 97%. Robin Hood on ka üle 3 korra tõusnud. Ja, et tegelikult meeletu aasta on ju ja seal ka siuksed top 7 tehnoloogia ettevõtete seast Google on ju 65%, et meeletud tõusud ja tegelikult mida võib-olla võiks isegi välja tuua on see, et kui vaadata on ju S&P tootlust dollarites, jäi sinna 16% kanti see tootlus, et siis võib jälle nagu nentida, et kui hea toode on S&P 500 on ju, et sisuliselt võtame kõrvale sinna MAC 7 aktsiad, et nendest MAC 7 aktsiast siis ainult 2 tükki olid kõrgema tootlusega kui S&P 500 indeksi tootlus. See tähendas seda, et 5 tükki nendest siis oli madalama tootlusega kui S&P 500, et ma ütleks ülikõva tulemus S&P 500 ikkagist. Ja, ei ma olen suga nõus, aga kui Andrese käest ka küsida natukene, Andres ka kindlasti on poole silmaga rääkinud, et kuidas USAs on läinud nii edasi, aga Andres, kas sa oled märganud ka, kuidas meie enda kodubörsi näiteks läinud on? Olen ikka, võib-olla selle USA nagu täienduseks nii palju, et selles mõttes on eriline aasta, et see, kus rahvusvahelised turud teevad paremat tulemust kui USA turg. Ma arvan, see on võib-olla 7-8 aastat tagasi, kus see tulemus selline oli. Vähemalt kui me vaatame nagu eurodes või ega te vahet ei ole, kui sa oled USA investor, siis valuutakursi liikumine mõjutab ka sinu investeeringut, kui sa investeerid Euroopasse eurodes näiteks on ju. Nii et sellest ma usun, te olete rääkinud ja me siin ka pangas laiemalt, et võimalusi väljaspool USAt on üks jagu ja natukene see tees on ka töötanud, võib-olla töötab edasi. Sellest räägitakse ka Ameerikas ja kui me mõtleme Euroopast,
me räägime tihtilugu ju ettevõtetest, et noh, need ei ole panused ainult Euroopale, need on päris tihti globaalsed ettevõtted ka, eks ole, et noh, see on sama on Skandinaaviaga. Ega see ei ole panus ainult Skandinaavia ettevõttele. Meelis mainis seda Max 7-it, et noh, mina nägin mingit sellist pilti, see on nüüd paar nädalat vana, ma ei tea, kas see täna päris nii paika peab, aga kui sa võtad S&P ilma Max 7-ta, see tootlus on seal kuskil 10% peal või madalamal oli. Dollarites, jah, aga euros on veel nutus. Ja dollarites. Ja kui sa paned selle Max 7 juurde, siis see pilt läheb paremaks. Ja noh, see näitab seda kontsentratsiooni, sellest me võib-olla räägime ka. Aga kui sa võtad Nasdaqist juurde kõik kasumlikud ettevõtted, ainult kasumlikud ettevõtted Nasdaqis näiteks, mis te arvate, mis see tootlus on aasta algusest? Jaa, küsimus, et see trikiga küsimus mees olla, et sageli niimoodi, et tõusevad rohkem need, kes on miinuses. Aga mul on jätku küsimus, et kõik need ettevõtted, kellel puudub tulu või kes on kahjumis. Need on rohkem tõusnud, ma arvan. No ütleme, small cap on ju korraliku taastumise teinud, et see small cap indeksis tegelikult on väga, väga suur osa on üldse sellised ettevõtted, mis ongi kahjumis. Aga me täna, ma hakkasin peast numbreid ütlema, et need Nasdaqi ettevõtted, kes on kasumis, on teinud alla 10% tootlust see aasta. Need, kes on kahjumis, on teinud ligi 20% ja need, kellel puudub tulu, on teinud ligi 40%. Nii et selles mõttes huvitavad ajad, milles me elame. Jah, ma ütleks tõesti, et vaadates selle aastasse tagasi, et tegelikult on väga keeruline aasta ikkagist olnud, on ju, noh, alates selle Trumpi nii-öelda šokiga, mis siin aprillis on ju, toimus turgudel, no mis jällegi oli siuke inimtekkeline kriis tegelikult, siuke Trumpi käkk ja ma mäletan väga hästi, kui oli 7. aprill, me tegime podcasti ja mis oli nagu ühtlasi ka turgude täielik põhi, kus Suur Peeter võttis nagu julguse kokku ja me ostsime tol hetkel nagu paanikat. Me ei hakanud isegi seal mingid üksikud ettevõtted valima, võtsime lihtsalt laiapõhjalised turuindeksid. Ja ma mäletan seda väga hästi, et S&P oli tippudes kukkunud 17%, Nasdaq oli 21% all, noh, veri oli täielikult tänavatel ja ma vaatasin seda graafikut, et kus me olime nagu aasta algusest kukkumiskiirusega jõudnud nagu ajalooliselt 4. kohale. Et see tähendab seda, et me olime aasta algusest 14% allpool ja ainult 4 juhul või isegi 3 juhul on nagu ajaloos langus olnud kiirem. See oli kiirem COVID ajal, kui oli täielik kollaps, on ju, samamoodi inimtekkeline kriis ja need teised aastad olid siis teise maailmasõja aastad, 1938-39, kus turg oli samasuguses paanikas. Et ütleme, seekord nagu see aasta nagu toimis ja tänu sellele Suur Peeter on päris hästi performinud sellel aastal. Küsiks siis niimoodi teie mõlema käest, et kes siis tollisõda on teie arvates tänaseks nagu ajalugu või? No ei ole, ma arvan, et see pigem võib-olla huvitavam teema isegi on see, et need muutused toimuvad ja siuke fragmenteerimine maailma kaubanduses jätkub, eks küsimus, et kes siis on võitjad ja kaotad, et võib-olla see selline esimene emotsioon, kus tundus, et USA väga jõuliselt hakkab ennast kehtestama, ei ole päris nii läinud, et me täna vaatame Hiina positsiooni, kaubavahetus ülejääki ja kuni sinna AI arenguteni välja, mis meil siin aasta alguses tulid DeepSeekiga, et Hiinal läheb päris hästi, et see pole Hiinat nii mõjutanud, nagu võib-olla esimese hooga reaktsioon oli. Ja üleüldse, kui me räägime sellel aastal aktsiaturgudest, siis ka see, et Hiina aktsiaturg niivõrd tugev on olnud üllatus. Jah, et võib-olla kui tagasi vaadata tõesti, et ütleme see tariifi teema nagu pulbitseb nagu kõrval kogu aeg, et aga turgus enam nagu nii palju ei mõjuta, aga võib-olla kui mõelda, mis olid selle aasta siuksed kõige topimad teemad, see ei saa nagu ümber ega üle selle sõjategevusest, on ju, Ukraina sõjas pluss endiselt. Venemaa demilitariseerimisest, on ju, et aga ma läksin korra, hüppaksin tagasi meie jaanuari podcasti, kui me tegime finantsturgude ülevaate, et siis me rääkisime seal innovatsioonitsüklitest, et täna me oleme jõudnud, ütleme see aasta, juba eelmist aastat ka tegelikult, me oleme jõudnud sinna
innovatsioonitsükli 6. faasi on ju, ja kus sünnivadki sellised uued tulevased liidrid, sellised väiksemad ettevõtted, kes kasvavad suuremaks on ju, et noh, näiteks Palantir on ju, et sinna kõrvale siis on see aasta tekkinud tasapisi veel selliseid uusi innovatiivsed ettevõtteid ja tegelikult ega see innovatsioonitsükkel ei ole muutunud, et meil on täna ikkagist laual need kõik samad teemad, nagu mis aasta alguses me prognoosisime, et seal on nii-öelda 4-5 erinevat sektorit. Robotid, AI, mis on üks on see tehisintellekt on ju AI, see on nagu eraldi sektor, siis selle kõrvale on täpselt need robootika, droonid, kosmose, space nagu sektor on ju tekkinud väga aktiivselt ja need aktsiad on meeletut kasvu nagu see aasta teinud. Siis lisaks on ju kvantarvutid ja see võib-olla 4. sektor, mis on hästi jõuliselt peale tulnud, on kogu see energia valdkond on ju, kus on võib-olla taas ellu ärganud sellised roheenergia ettevõtted, kuna see on seotud datacentritega, need vaja nii palju nagu powerit, tuumaenergia ja lisaks siis patareid ja energia salvestamine, et need kõik teemad ongi tulnud ja nende seal sektoris see areng nagu jätkub nagu sama kiiresti, võib-olla isegi kiiremini, kui me täna oleme näinud ja tegelikult ega see AI, see tehisintellekti tulek, see tegelikult oli ikkagist püramiidi tipp, on ju, et tegelikult selle tehisintellekti pudelikaelad asuvad allpool, on ju, mida on asutud nagu see aasta lahendama asutud, on ju, ja see on ja mis me võib-olla see aasta olemegi näinud, on see, et see tehisintellekti arvutusjõudlus, see on siis jõudnud pudelikaelani, siis see jõudis nagu sinna datacentritesse, on ju, et kus datacentrid tulid sihukese pauguga, kõik need Ireenid ja nii-öelda Bitcoini minerid, kus rahvas avastas, et sisuliselt need arvutavad nagu sarnast valemit sama jõudlusega, et see siis pöörati nii-öelda sinna datacentriteks. Aga küsin korra vahele, Meelis, et aasta lõpus on see eufooria natukene nagu allapoole läinud, et kas see nüüd tähendab, et on mingi paus selles arengutapis või ei usuta enam sellesse nii väga? Ma arvan, et lihtsalt liiga palju investoreid jooksis paadile ja seal on selline võib-olla natuke need evaluationid jooksid ikkagist päris maailmast eest ära ja nagu siis, kui me ise siin Ireenist ka väljusime, siis meie tees oligi see, et siin on sihuke pool aastat vabalt, kui turg nii-öelda annab järgi, leiab uue mingi õiglase tasakaalu ja siis see tegelikult kasv jätkub. Ja tegelikult kui sealt edasi teemat arendada, siis ega neid pudelikaelasid on veel ainult. Täna me näeme ikkagist, mis on peamine pudelikael uuesti, ongi see energia pool, on ju. Et me võime siin planeerida neid tuumajaama ja roheenergiat, aga tegelikult sellest ei piisa, on ju, sellest jääb väheks, see on hästi aeganõudav protsess. Ja siis me liigume juba järgmise pudelikaela poole, et leitakse uusi nagu mingid tehnoloogiad on ju, täna me näeme, kuidas kogu seda energiavõrku üritatakse nagu stabiliseerida igasugust salvestusseadmetega, on ju, et mis sealt veel edasi on ju, väga raske nagu näha, aga siin juba käivad, on ju, et datacentrid võib-olla oleks üldse mõistlik rajada nagu kosmosesse, et see arenga protsess ja see kogu see infrastruktuuri väljaehitamine on kohati jumala äge, aga see on nagu väga pikk protsess ikkagist. Sa rääkisid Meelis nendest andmekeskustest ja tempost ja energiast ja kõigest, et nädalavahetusel ma lugesin ühte huvitavat artiklit, kus Nvidia juht oli natuke pahane USA peale, et ehitate siin andmekeskused, siin 3 aastat läheb aega ja mõnikord kauemgi ja et Hiina paneb uue haigla nädalavahetusega püsti. Ja ütleme siis nagu andmekeskused pidi ka Hiina kiiremini tegema, et me jõuame sinna samasse, mis Andres enne mainis, et et Hiina on väga kõva konkurent olnud viimasel aastal ja aktsiaturud on ka seda nagu märkama hakanud. Ma palju sul selle innovatsioonis, mitu sammu sul oli, sa rääkisid 6. oleme või? Jah, 6. tsüklist. Ma nägin, ja jõudsid kosmoseni välja muidugi praegu selle jutuga, et ma nägin sellist pilti innovatsiooni kohta, mis kuidagi jäi mind see aasta saatma. Ma ei mäleta, kes selle autor on, sul on ka kindlasti seal mingisugused autorid, on ju, et ja see sisuliselt kirjeldas, ma ei tea, kes selle võib 3 või 4 jagada, et sul on innovatsiooni puhul
sul on see esimene tsükkel justkui, et midagi nagu toimub, midagi hakkab muutub, sellele järgneb siis selline hästi eufooriline, et nüüd maailm kõik muutub, on ju, ja me võime seda piltlikult ka aktsia hinnagraafikuna ette kujutada. Siis toimub langus arusaamine, et innovatsioon ei juhtu nii kiiresti ja toimub suhteliselt järsk langus ja siis toimub ja võib-olla see aasta 2000 tuleb meelde ja siis järk-järgult veidi aeglasemas tempos maailma ettevõtted päriselt muutuvad. Et kui te seda nüüd niimoodi oma peas seda kõverat ette kujutate, ma võib-olla teilt küsin ja mul on oma arvamus ka, et kust arvate me sellest tsüklist täna oleme, kui me räägime AI-st? Kas me oleme selles, kus me oleme nagu teel üles, on ju selles nagu investorite meelestatuses, eufoorias ja sellele järgneb mingi hetk arusaamine, et me räägime näiteks AI puhul investeeringutest, väga suurtest investeeringutest, väga kallitest hinnatasemetest, millele peab järgnema üsna kiiresti ka tootlikkus. Või me räägime sellest, et see kõik on nagu õige, aga kes täpselt sellest võidab, kui kiiresti see kasumlikkus järgi tuleb, et see kõik tegelikult võtab rohkem aega, kui täna turg hinnatasemetelt sisse arvestab. Mis te arvate? Jah, ja küsimus, et ütleme tõesti, see esimene eufoorialaine tõenäoliselt on üle läinud, et nüüd me ilmselt oleme sellest nii-öelda teostuslaines, kus ettevõtted nii-öelda arendavadki enda nii-öelda seda toodet, selleks võib minna parimal juhul mõned aastad. Aga väärtpaberite hinnatasemed ei ole kuidagi alla tulnud. Praegu me oleme ikkagi suhtes väga optimistlikus stsenaariumis. Jah, ütleme... Natuke on, aga mitte väga. Natuke on, jah. Ütleme, seal sellised kõige kuumemad sektorid on nagu korralikult alla tulnud, aga vaadates tegelikult neid ettevõtteid, ütleme, vaadates näiteks datacentreid, et siis tegelikult neil on ju, see äri on nagu tükk aega juba käinud, nad lihtsalt konverteerivad enda Bitcoini seadmed on ju datacentriteks ja tegelikult need on need ettevõtted, kellel on juba täna rahavoog. Et võib-olla Andrese see mõte oli, lähme aastasse 2000, kus tõesti oli roheenergia buum, et kus 2020. Et kus tõesti tulid välja ettevõtted IPO-dega, kellel nagu oli nii-öelda toote prototüüp olemas, aga see prototüüp saab valmis 5 aastat hiljem, ja seal tõesti on niisugune 5-aastane tsükkel, kus ei olegi revenuesid on 0, siis täna ikkagist ma näen, et datacentritel seal sul on revenued, seal käib jõhker investeerimine, sul on toode valmis, sul lihtsalt sa pead selle asja nagu maha ehitama ja tööle. Ma isegi mõelnud nii, sa läks praegu väga spetsiifiliseks, ma räägin AI-st tervikuna, täna meil nagu väga suured ettevõtted, kelle aktsiahinnad on üsna kõrgel, maailma suurimad ettevõtted toetatuna AI-teesist, et kus me selles tsüklis oleme, ma nii detailselt austul see jälgi, kui sina räägid, et data center kosmosesse, kõik seda minu ei võta, aga mis sa arvad, Tarmo? Ma arvan, see turg täna mõtleb umbes samamoodi, Andres, nagu sa täna küsisid, et millal see tasuvus nagu aeg tuleb ja mina olen palju mõelnud ja maailma analüütikud ja strateegid on ka päris palju võrrelnud seda aastaga 2000, siis oli muidugi, ütleme, see internetimull, mis on nagu teistmoodi võrreldes 2000 aastaga on, et täna ikkagi need suured tehnoloogiafirmad teenivad nagu kasumit, mitte nüüd kõik nagu AI-st, aga vähemalt nagu kõrvaltegevused katavad palju need investeeringud nagu ära ja rahavad on nagu positiivsed, aga ütleme, mis oli aastal 2000, oli see, et selle internetiga alguses ja optiliste kaablitega ülehinnati nõudlust ja alahinnati kulusid ja nüüd natuke kardetakse sama teemat, et nõudluse osas ollakse suhteliselt üksmeele, et nõudlus on väga suur, et pigem ei suudeta see nagu täita, aga küsimus on kuludes, et kes selle nagu kõik kinni maksab ja siis kui, ütleme, viimasel nädalalgi näiteks Broadcomi aktsia tulid tugevad tulemused, müüdi 10% alla, sest oodatakse nagu ikkagi kiiremini seda kasumlikkust, pluss ütleme Oracle'ist siin rääksime, et Oracle'i aktsia on ka tippudest päris palju allapoole tulnud, Oracle'i turuväärtus on täna umbes 550 miljardi ümber dollarites. Oracle on üks suuremaid ettevõtted, mis on sinna tehisintellekti investeerinud, umbes 300 miljardit. Ja päris palju on sellest nagu laenuga, põhimõtteliselt neil on seal kohustusi seal 125 miljardit ja sellest 25 miljardit nad peavad nagu laenu finantseerima siis järgmise 3 aasta jooksul, samas juba rahavood on nagu negatiivsed ja siis OpenAI on hästi palju nagu küsimärk, kes peaks ka nagu järgmine aasta koos SpaceXiga äkki nagu börsile tulema. Seesama OpenAI-ga on teinud ju suured tehnoloogiafirmad väga palju diile, et kõik põhimõtteliselt, aga Oracle ka ja kui vaadata nagu nendest
uutest AI lepingutest, siis no Oracle uutest AI lepingutest 58% on OpenAI-ga, et ühe kliendi risk on nagu päris suur ja siis OpenAI ise peaks nagu järgmise 4 aasta jooksul kuskilt leidma vähemalt 207 miljardit, et oma nagu kulusid kinni maksta. Võib-olla IPOs saavad selle raha kätte, aga vastuseks sinu küsimusena, Andes, on lihtsalt see, et ma arvan, järgmine aasta me oleme nagu kohas, kus turg enam nagu on natuke nagu närvilisem, aga tahab kiiremini näha nagu reaalsed numbrid ja me täna ka natuke nagu näeme, et kui ei tule nagu nii suurt kasumlikkust ja isegi on, nende andmekeskustega, on see sama Oracle ütelnud juba, et ei ehitata nii kiiresti, kui nagu nende nõudlus on ja kui ei ehitata, siis ka ei tule seda tulupoolt nii kiiresti, et ühesõnaga ja vaadates sinna juurde veel seda kogu seda aktsiaturgude hinnataset, siis pettumused võivad kiiresti tulla, kui need ei tule, need muinasjutud ei realiseeru nii kiiresti. Ma olen suga nõus, et ma arvan, et võib-olla mille poolest ta on täna erinev on see, et nagu sa ütlesid ka, et need ettevõtted tegelikult teenivad raha ka. Kui me vaatame ettevaatavaid hinnakasumi suhteid, siis need on pigem ajas alla tulnud, ma räägin suurtest ettevõtetest, on ju, kasumlikkust on. Kui me vaatame ajaloos, võrdleme võib-olla selliste majandust ja ühiskonda muutnud selliste suurte muutustega, siis üht ülevad ma lugesin, kus räägiti, et ajaloolist on investeeritud USA näitel umbes 5% SKT-st, täna on AI taristusse ja AI tervikuna mingisugune 1%, võib-olla 2%, et kui me räägime nagu investeeringute mahust, kui me usume, et see päriselt muudab ühiskonda, siis me ei ole veel üldse nagu nii kaugel. Kui me vaatame S&P's neid AI-ga seotud ettevõtteid, siis nende suhtarvud on kõrged. Kui me võtame need ära, siis tegelikult ei ole väga palju nagu vähemalt hinnakasumi suhted väga kõrgele läinud. Täna need ettevõtted, kellel need suhtarvud on kõrged, jälle S&P suurimad ettevõtted, on näidanud tegelikult ka seda kasumlikkuse nagu teekonda, et see ei ole päris. Meil on muidugi seal Nasdaqis neid nulltulu ettevõtteid ja kõike seda on ju, et võib-olla mida täna, kui sa alustad kõige praktilisem podcast, et ma arvan, mida täna võib-olla investor endalt küsima peaks AI puhul näiteks, et kas sa saad kõrvale jääda sellest, et sa ütled, et minu jaoks on need suhtarvud liiga kõrged, ma ei investeeri. Kellelegi soovitaks täna. Ma arvan, väga suur risk. Väga palju fondijuhte, kes täna nagu näevad võib-olla ülekuumenemise kohti mingis, aga sellest nagu kõrvale jääda ei saa. Et siis küsimus on, et ma ei tea, oma pensioni 3. sammas, 2. sammas, osa oma portfellist võib-olla on niikuinii, see risk on hästi avatud sellele ja oma investeeringutega võib-olla sa saad seda riski kuskil juhtida, et sa otsid ettevõtteid, me räägime siin Baltikumist, Skandinaaviast, aga öelda täna, et see on lihtsalt mulje, eks ole, ei saa öelda, et hinnatasemed on kallid, aga võib-olla põhjendatult, see on see tänane olukord. Üks kõige suuremaid vigu, vähemalt ma arvan enda jaoks, mida ma võiks teha, on see, kui ma hakkaks kuidagi pensionisammastega nagu mängima. Põhimõtteliselt mina investeerin sinna iga kuu, kindla summa on ja põhimõtteliselt ükskõik, mis see hinnatase on, sest pensionini nagu ühelt poolt nagu aega minna, nagu nii tuleb neid tõusu- ja langusperioode nagu juurde ja sammaste puhul on meil 2 suurt asja, 3. sambal eriti veel see tulumaksu tagastus on ja pluss see mugavus on. Ja, ma pigem mõtlesin seda, et läbi pensioni sa suure tõenäosusega niikuinii võtad neid indeksi riske hästi palju, et selles osas ei olegi nagu midagi teha. Võib-olla mu enda arvamus kogu selle AI teemast on see, et kui jätta nüüd nagu börs natuke kõrvale, see on väga emotsionaalne väärtus seal, et mis me ikkagi täna nagu näeme, mis teevad nagu maailma top kõige suuremad ettevõtted, investeerivad triljoneid dollareid, inimkond ei ole nagu nii suuri investeeringuid korraga näinud mitte kunagi eales, et ma ei läheks nagu selle raha vastu, kuna see raha nagu ikkagist on enda kalkulatsioonid teinud ja ju siis neil on nagu põhjus sinna selliseid summasid panna, arvestades seda, et nad saavad järgmise 3, 4, 5 aasta jooksul seal businessi käima, kus hakkab nagu jõhkralt revenue's tagasi tulema. Kõik kindlasti ei saa, aga ütleme, et need suurtega on kindlam lihtsalt koos. Ja ma just tahtsin öelda, võib-olla see küsimus nagu AI puhul on ka, et kes on lõpuks võitjad, et vahepeal nagu räägitakse, et just kui nagu teenusepakkujad ja see DeepSeeki moment nagu oli natukene see, eks ole, et kui soodsalt siis või kui lihtsalt saab nagu midagi kopeerida, võib-olla need on hoopis, et astudes nagu samm edasi,
millised ettevõtted implementeerivad oma ärimudelis AI-d kõige paremini, eks ole, võib-olla me hakkame ka seda nägema ja seal mingit eristatavust. Et seda on nagu teiste teenuste puhul ka näha olnud läbi ajaloo, et kas see on ilmtingimata teenusosutaja või teenus lõpuks ongi selline standardne ja hoopis see, kes seda teenust kasutab, võidab, et täna mina nagu neid asju ei tea, eks. Ja, et võib-olla siit äkki ongi hea edasi minna sellise tunnetusega, mida arvavad sellised suuremad globaalsed fondijuhid, et siin novembris on Bank of America tulnud. See on siis erinevate turgude ja teemade osas, jah? Jah, erinevate turgude ja teemade osas ja võib-olla isegi võiks nii teha, kuna teie neid vastuseid ei tea, et siis ma küsin nagu teie käest, et ja siis võib võrrelda nende nii-öelda globaalsete rahajuhtidega, et mis on enda nägemus. Intervjuu tunne on praegu Tarmo. aga ütleme nii, et jah, ma küsin, et mis on teie arvates, ütleme täna ja ka järgmisel aastal siuke most crowded trade, siuke kinda peale minek, kuhu investeerida, mingid varaklassid, kuhu... kuld, ma arvan, on üks. Okei. Ma arvan, et kuld enam nii väga ei ole, sest kuld on, ta on aga vähesemal määral, sellepärast ta on lihtsalt nii tugev olnud, et ma arvan, et ka fondijuhid täna seal võtavad võib-olla vunki maha. Aga sa küsid sektorite mõttes või nagu aktsiad või tehnoloogia aktsiad või mis? Jah, sa võid täpseks minna, sa võid ka täiesti varaklassidena võtta maavarad, aktsiad. Ma ise nägin mingit ülevaadet, kus aktsiaturgude osas meelestatus oli ülitugev, nii et kui niimoodi ülevalt alla tulla, siis kindlasti aktsiaturgude osas ma usun, fondijuhid on täna väga positiivsed. Ma usun tegelikult ikkagi seesama AI ja tehnoloogiasektor ka, et seal pigem, nagu ma ütlesin, et isegi kui sul on hirme, siis sa ei julge sellest kõrvale ka jääda. Sa ei saa seda endal lubada, liikumised on nii suured. Ja sa küsisid ka midagi nagu negatiivset või? Ei, negatiivset vaatame hiljem, aga ütleme sellist globaalset fondijuhtide tänane seisukoht on see, et long Max 7 aktsiates on nagu top 1 ja võrreldes nagu oktoobrikuuga on see päris korralikult kasvanud see usk, et see Max 7 on ja jääb nagu ikkagist number 1 valikuks nagu investeerimisteisil ja number 2 on kuld. Ma mäletan eelmine kord, kui me selle ülevaate tegime, siis kuld oli korraks esikohal, et nüüd on nii-öelda see kuld on natuke kukkunud ja Max 7 on nagu üle jällegist tagasi, et see näitab seda, et sisuliselt nagu valitakse nagu kindla peale mingid asjad, kõige suuremad top tegijad ja kuld. See on nagu jaeinvestorid, ma just tahtsin öelda, et fondijuhid usuvad kõige rohkem neid varasid, mis performivad hetkel kõige paremini. Et seda me saame järeldada. Ja teine asi on see likviidsuse pool, kuna neil on suured summad on ju, siis neid asju on lihtsam osta on ju. Ja tegelikult kolmas koht on nagu short dollar, ehk siis panustatakse nõrgale dollarile, aga see on juba nii väikse osakaaluga, et siis just nagu ongi täna nagu 2 kohta, kuhu nagu usutakse parimat nagu võimalust. Aga mis sellest dollarist siis saab? Et kui me nüüd järgmisse aastasega vaatame, et see aasta on ikka murekoht olnud. Ja teine teema on, et Ameerika president on siis põhimõtteliselt oma jutu järgi välja valinud 2 põhilist kandidaati, kes siis maikuuses võiksid saada uueks keskpanga juhiks, mõlema eesnimi on Kevin ja mis oli nagu minu jaoks vähemalt natuke hirmutav, kui ma eile nagu lugesin, siis Trump ka kommenteeris, et tulevikus, kui on Föderaalreservi nagu istungid ja enne kui siis arutatakse intressimäärasid ja enne kui siis see otsus välja öeldakse, siis tuleb temaga ka nagu kooskõlastada. Et see on nagu üks päris hull asi. No see on ikkagi mikromanageerimine, ma juhina ütlen. Väga suur risk on ju, et dollari intressid kukuvad olulist kiiremini. Trump ütles, et Ameerika on kõige võimsam riik maailmas ja Ameerikal peab olema raha ainult kõige soodsam ja kui ta kuulis, et Šveitsis on see täna 0 põhimõtteliselt intress ja Ameerikas on nagu üle 3 on ju, et see tuleb 0 viia põhimõtteliselt või miinusesse. Mis on tegelikult majandusele hea. Ja mis me oleme näinud meedis on ju, et kui meil oli see ütleme kõva ralli siin on ju, et Covidi siin lõpus on ju, et kus intressid läksid ju põhimõtteliselt miinusesse ja mis see tähendas aktsiaturg, mis see tähendas inflatsioonile on ju. Ei, aga jah, see on niimoodi öelda, et madalad intressmäärad iseenesest lihtsalt on hea, et siis võiks su intressi kogu aeg nullis hoida ja oleks niimoodi ei saa. Aga ma küsin teilt, et kui te mõtlete, mis on Fedi mandaat ja mis on Euroopa Keskpanga mandaat, et ühel on nagu, ma enam ei ole kõige suurem ekspert, aga ma enne saadet korra nagu lugesin, et ühel on üks hästi selge mandaat ja teisel on 2. Et mis see erinevus on, kas te teate?
ühel on tööturg, teisel on inflatsioon ja tööturg, on ju. Täpselt, et mis hetkest nagu juhtus see, et Fed ka nagu, täna kui me räägime, et intressimäärade langetus ka, et et tööturg, et tegelikult hinnastabiilsus on see, mis on keskpanga mandaat. Ja. Ma arvan, see, mis me Trumpi all siin veel näeme, on täitsa teine surve keskpangale ja eks seda siis nagu suppi peab pärast keegi teine sööma. No juba, jah. Aga väga hea teema, et riskid on ju, et mis te arvate, mis võiks olla järgmisel aastal need kõige suuremad riskid, mis ohustaks neid finantsturge? No ma arvan, see kallis hinnatase ikkagi ja kontsentreeritus, ütleme ikkagi väga kontsentreeritus, et kui see usk nagu kaob ära ikkagi, mis iganes põhjusel on ju, siis kui sul nagu SP500 40% on top 10 peal on ju, see on ikkagi risk. Ja siis on teine on see võlakirjade teema, ütleme kogu see keskpankade ja kõrge võlakoormus maailmas. Ma arvan ka, et see üks, millest Jamie Dimon, JP Morgani juht on rääkinud, on, et mis ta siis ütles, prussakad või kuidas ta neid nimetas, et kõik see nagu varilaenamine või erakapitali investeeringud seal, see äri on kasvanud väga suureks ja seal võib-olla ülevaadet väga hästi ei ole. Suure ettevõtete hinnatasemed, nagu Tarmo ütles, ma olen hästi nõus, võib-olla USA tööjõuturg ka, kui me täna näeme Fedi selles osas nagu tegutsemas, et USA majanduskasv aeglustub, tööpuudus kasvab, et võib-olla kogu see USA olukord on... Ja mis on välja veel toodud ka, see on nagu minu arvamus, aga ma olen sellega nõus, et USA on nagu number 1 riik maailmas investeerimismõttes keegi kahte, aga mainena kogu see Trumpi tegevus, mis ta on nagu tollidega tehtud, et teda hakatakse järjest vähem nagu tõsiselt võtma ja kui vähegi võimalik, siis USA üritatakse erinevate stiilidest nagu kõrvale, et kuni sinna välja, et ma Buffetti kõnet kuulasin nädalavahetusel, ta heitis tugevalt Trumpile ette, et Ukraina mitteabistamist ja kogu seda segadust ja et nüüd sealt Euroopa on hakanud nii palju rohkem investeerima ja tehakse nagu teine NATO, kus nagu USA-t ei ole vari NATO on ju, ja siis see võib tähendada 10 aasta perspektiivi, isegi vähem vist oli, või üle 10, et ikkagi triljonid dollarid need Ameerika kaitseettevõtted hakkavad vähem teenima, kuna vähegi võimalik Eurooplased hakkavad oma süsteemi üles ehitama ja kogu see usalduse kadumine on nagu see dollari ja edasi teema. Jah, eks ta on, Trump on nagu ohtlik demokraatiale kohati, ma saan nagu aru, et ja kohati mul on isegi natuke hea meel, et oleks see nagu survestabki Euroopat võtma ennast seda küll, see on see positiivsem pool jah, aga lihtsalt ütleme, seal on nii plusse kui miinused on. Eks see Trumpi stiil meeldib nii kaua, kui ta ütleb või teeb midagi, mis sulle meeldib ja kohe, kui on vastupidi, siis mõtled, et et äkki ei tohiks üks mees nii julgelt panna. Jah, aga et suures pildis väga, väga hästi vastasite, et globaalsed fondjuhid tõid välja, et number 1 top nagu risk praegu ja järgmine aasta on ikkagi see AI bubble. See... Millesse nad kõige rohkem investeerivad? No jah, paratamatavasti, et sa käid turuga kaasas, aga tõesti see AI bubble'i teema on nagu võrreldes eelmise kuuga oluliselt veel kasvanud, et see usk, et see ongi bubble, see on nagu kasvanud, siis teisel kohal, mis on ka nagu eelmise kuuga tõusnud, on pikaajaliste võlakirjade intressimäärad, mis on nagu tõusnud USA-s näiteks päris kõrgeks, et see on üldine risk ja siis kolmas koht on ikkagi inflatsioon on natuke pildil, kuigi see on nagu oktoobriga. See ongi seotud. See on USA fondi juht, jah? Ta on nagu üle maailma. See inflatsiooni teema on ju selgelt, me näeme seda erinevalt Ameerikas kõrgemal ja võime muidugi rääkida ka sellest, et see 3%, mis Ameerikas on, et ajaloolises mõttes, me oleme nagu jõudnud sellisesse aega, kus sul on ootus, et intressmäärad on alla 2, inflatsioon on alla 2, aga see 3% tegelikult ajaloo mõttes ei ole midagi, et see sama arutelu, kas Fed peaks üldse langetama, aga Euroopas on olukord palju rohkem kontrolli all, selle koha, ma tahtsin öelda. Jah, eks kuna laen on nii palju, et tegelikult sa ei saagi muud moodi kui inflateerida selle laenu nagu tasapisi pikaajalist ära. Aga see aasta me seda nägime küll, et kui me vaatame seda intressikõverat, et kui me mõtleme aasta tagasi, et mida oodati ja mis on juhtunud peale Fedi samme on ju see, et intressikõver on normaliseerunud, on ju, et pikas otsas on intressid üles läinud, alumises otsas on alla tulnud, et see on küll ka see aasta selline märksõna kindlasti. Jah, et ütleme, Fed saab nii-öelda selle enda intressimääraga sükest lühikest raha otsa hinnastada, aga pikaajaliselt
näha on, et Fedil ei ole enam seda võimu, on ju, et pikaajalist on juba see majanduslik risk, on ju, mis määrab sul selle raha hinna. Ja lühikeses otsas ka see, et ikkagi oodati mingit seda majanduslangust ja sellepärast need tasemed olid sellised ja siis seda ei tulnud, aga pikka otsa kontrollida on palju raskem nõus. Siis siuke küsimus teile, kas AI on siis mull või mitte, mis teie arvates, ütleme siuke 100% skaalas? Et 100 on mull, kõige suurem mull. Ma arvan, et ta on seal mingi 75-80 lähedal. Ja ma tahtsin vastata ühe sõnaga jah, aga nagu nalja pärast, aga ei, no ma arvan, eks ta ole keerulisem, et see ennekõike see, mis ma enne ütlesin, et hinnatasemed on kõrged, seal korrektsiooni oht on ilmselge ja alati tasub tegelikult investorina võib-olla tulla siukse mingi talupojamõistuse juurde tagasi, on ju, et kui suhtarvud on sellel tasemel, kus nad täna on ja sa sellelt tasemelt ostad, et mis siis juhtub, et näiteks aktsiainvestorina kui sa ostad aktsiat väga kõrge suhtarvu, väga kõrge hinna pealt, siis sinu oodatav tootlus läheb alla. Ma vaatasin, Vanguardil on täna USA aktsiaturgude oodatav tootlus 10 aasta lõikes vist 3% äkki või midagi sellist. Eelmine aasta oli ka suhteliselt madal. Ja, et ega see muud ei olegi, et see lihtsalt, te olete ainult kindlasti vahepeal liikus üks selline hästi huvitav graafik, mis näitaski sellist äkki oli hinnakasumi suhtarv ja oodatav või ta on mitte oodatav, vaid tegelik tootlus järgmise 10 aasta jooksul ja siis oli täpikestena graafiku peal ja siis see, kus me täna olime, see ennustas isegi nagu nulli. Ta oli statistiliselt vigane, lõpuks nagu liikus ka palju infot selle kohta. Aga ma arvan lihtsalt investori jaoks küsimus täna, et kas toimub see revolutsioon, mida prognoositakse, mis muudaks need hinnasuhtarvud jälle normaalseks, sest kasum kasvaks hästi kiiresti ja siis enam aktsiahinnad ei olekski nii kallid ja kõik läheks hästi või pigem nagu seal, et täna on optimismi üks jagu ja tuleb muutusi, tuleb kasumi kasvu, mis ettevõtted täpselt kui kiiresti sellest võidavad, et ma seal olen nagu pigem Tarmoga koos, et ma arvan, et võib-olla läheb nagu natuke raskemaks see kõik ja me ei tea, kas kõik need võitjad, kes tulevad, et kas need on need, mida me täna arvame, et nad on või tuleb keegi teine ja nii edasi, et see aga üks siuke väga kauge paralleel ma lihtsalt toon, üksjagu siin sattusin lugema, et 19. sajand, kui raudteid USA-s kõvasti ehitati, siis tegelikult tekkis täitsa siuke 10-aastane periood, kus tulu raudtee kilomeetri kohta 10 aastat ei kasvanud. Need võib-olla ka see selline peegel nagu sarnasest revolutsioonist, kus me ootame hästi kiiresti neid äritulemuste paranemisi ja tegelikult läheb aega. Ja kui vaadates, mis need fondijuhid selle AI bubble'i kohta arvasid, siis 53% on seisukohal, et see on mull ja 39% on siis, et see ei ole mull, et tegelikult aga seal on vahepeal ka, kes ei oska seisukohta võtta. Neutraalsed on et jah, siuke napilt üle poole tegelikult arvab, et on mull. Aga mull ka, eks siis peaks nagu täpselt on see küsimus, et kas on nagu natuke kallis hinnatase või et see mull, mis kohe lõhkeb ja tegelikult on ühesõnaga. Ja siis ühe asja ma veel tooks välja, et Andres mainisid väga hästi, et see üleinvesteerimine, siis mul jäi siit samast küsimustikust silma, et esimest korda viimase 20 aasta jooksul arvavad fondijuhid, et ettevõtted investeerivad üle. See näitab nagu midagi, et 20 aastat pole nagu kunagi kõik tahavad sinna Marjamaale saada lihtsalt. Aga sa pead, eks ole? Sa pead, üle varianti. Jah. Ja siis võib-olla viimane küsimus, mida võiks välja tuua, et millistelt indeksitelt oodatakse parimat tootlust, ütleme globaalselt siis, üle maailma. See on huvitav muidugi, et meie ise usume rohkem siin Skandinaaviat ja mingid väiksemad turge, siis ma ei tea, mida need suured usuvad. Nad usuvad ikka USA-t, ma arvan. Seal on nagu kõik või? Erinevad riigid võivad olla ka emerging market develop. Hiina äkki? Mina arvan, et äkki ikkagi Euroopa on seal, on ju. Euroopa kuidagi on rohkem nagu eelistatud ja siis äkki niimoodi, nagu, kui peaks niimoodi puusalt pakkuma, siis Indiat. Sest India on kasvamas ikkagi ju mööda siin Saksamaast ja Jaapanist. Ma võtan riskantse beti, pakun Hiinat. Okei, ma lihtsalt toon välja, et siis väga suurelt
pakkusid fondijuhid, et võitja on emerging market. Arenevad turud, okei. Et siis 37% arvas, et emerging market nii-öelda indeks on top valik praegu ja järgmine aasta. Jah, dollari nõrkus ka toetab seda. Siis 13% valis Nasdaqi, 10% Nikkei. Ikka ei usu Euroopasse. Nikkei siis 10% Hang Seng ehk Hiina on ja 10% Euroopa ja siis 9% Russell. Et tundub, et tõesti siin pilgud on nagu arenevatele turgudele pööratud väga-väga jõudsalt, et eks seda siis paistab, kas nagu neil on õigus ka, aga võib-olla tõesti, seal areneval... No juba see aasta näeme, arenevad turud on kõvasti paremad. Hiina on ilmselt suurima osakaaluga. Hiina on suurima osakaaluga. India ka on. No, kui sa Meelis rääkisid rahvusvaheliste fondijuhtide nägemust, siis Andres privaatpanguse juhina kindlasti näeb ja teab võib natuke rohkemat, kuidas muidu jõukamad kliendid oma varasid juhivad. Ja, no mis meil võib-olla see aasta, kui niimoodi väga ülevalt alla tulla, siis kui me mõtleme niimoodi mõni aasta tagasi või rohkemgi veel, meil oli näha, et raha osakaal on hästi suur klientide investeeringutes või varades. Ja siis läksid hoiuse intressid ju väga kiiresti üles, jõudsime siin 4-5%-ni, aga see proportsioon väga ei muutunud. Et kui me täna vaatame, siis me nüüd see aasta oleme seda küll näinud, et see raha osakaal on vähenemas, rahal ma pean siis silmas nõudmiseni hoiuseid, tähtajalisi hoiuseid. Just intsid on ka alla tuule tulnud. Täpselt, et siis, et ma ise kuidagi minu tees või lootus ka ja see aasta seda näitab, et meie Eesti, mõtleme meil nii palju kliente, et võib-olla üldistaks seda kuidagi Eesti tasemel isegi, et me näeme, et on tekkinud selline teadlikkus ja need hoiuse madalad intressmäärad ka natuke nagu suruvad investorid sinna, et olgu, aga mis see siis alternatiiv on. Sest kui me võrdleme Euroopaga, meil on ikkagi see hoiuse pool on üle poole portfellist, et investeeringuid on vähem kui hoiuseid. Me teeme pikaajaliselt sellega, varad kasvavad ju vähem. Et see aasta me näeme seda küll, et raha liigub hoiustelt pigem investeeringutesse. Meie enda juhitud lahendused, portfellihaldus, roborifondid, kõik nendel on väga hästi läinud, aga teised investeerimistooted ka. Üldiselt need, kui sa küsiksid, et millised aktsiad näiteks või võlakirjad või mis iganes, seal ei ole nagu väga suurt erinevust, et see, mis on parasjagu pop investorite hulgas või ka see, millest teie siin saates räägite vahepeal, et see on pop ka nende klientide hulgas, aga seda saab küll öelda et seda ei ole küll kuidagi tunda, et ma ei tea, et hinnatasemed on kõrged või mis me räägime, kas kuskil on mull, et pigem ikkagi julgust investeerida tuleb aina juurde ja see võib peegeldada lihtsalt seda, et mis osa sinu varadest on investeeritud turgudele versus hoitud kuskil tähtajalisel hoiusel, kus ta tegelikult jätame siin mingid kriisid ja riskid kõrvale läbi 5, 10, 20 aasta kasvab vähem. Et see on olnud selle aasta väga, väga positiivne trend. Jah, väga põnev, aga võib-olla vaataks korra järgmisse aastasse, et mille pärast mulle see järgmine aasta tundub ülipõnev, mis tuleb, on tulevaste IPO-de poolest. Et me... Eestis või? Jah, Eestis pigem mitte. Mida tead sina, mida meie ei tea? See OpenAI tuleb Eestisse. Et pigem minu pilgud on ikkagi sinna Ameerika maa poole pööratud ja kui ma siin vaatan sellist IPO kalendrit või sellist uudised, mis on läbi käinud, siis eelmine nädal oli ka päris palju teemaks ikkagist SpaceX, kes andis teada, et väga suure tõenäosusega nad teevad IPO järgmine aasta. Et see sõltub turu olukorrast parasjagu, kui ilmselt tuleb mingi karuturg, siis nad lükkavad edasi, aga põhimõtteliselt tegemist on ikkagist väga erakorralise ettevõttega ja ma arvan, et sellest ettevõttest tükikest soovivad saada põhimõtteliselt väga, kõik nagu. Aga miks nad tahavad seda saada? Mina küll ei taha. No ütleme, üks teema on see, et me oleme seal innovatsioonilaine 6. laines ja see hõlmab endas ka ikkagist kosmosetehnoloogiat, kui sa vaatad, millega see SpaceX tegeleb, see on täpselt see õiged sektorid, esiteks on Starship, need kosmoseraketid, millega nad siis nii-öelda pakuvad seda kosmose lift-offi, siis lisaks neil on see Starlink, on ütleme kosmose telekom, ja kolmas on võib-olla see ka, et kuna see on
inimkonna võib-olla see järgmine step on ju Elon Muski nägemus liikuda teistele planeetidele, eesotsas on ju Mars on ju, et siis see võiks tagada nagu ka riiklikud investeeringud sellesse ettevõttesse. Aga Tarmo, ma näen Tarmo pilgust, Tarmo küsib, et palju maksab? Jah, et lihtsalt kõik võib õige olla. Ja just ilus jutt, lihtsalt, et kuulajatele ka teadmiseks, et mis nagu IPO tähendab, et it's probably overpriced. Eriti tänases turufaasis. Jah, tõesti, et siin viimane kord, kui ettevõte kaasas raha, siis ta kaasas sellise valuationi pealt nagu 800 miljardit. Jah, palju? 800 miljardit. 800. Ütleme, mina nägin uusi pakkumisi oli 950 oli juba. Ja tegelikult siin hakatigi rääkima ja Elon Musk tegelikult ütles, et kui nad teevad järgmine aasta IPO, siis nemad sihivad valuationit 1,5 triljonit. Ja nad oleks maailma esimene triljonär, kui see niimoodi läbi läheb, kui teised nagu Muski varad ka juurde pannud. Tegelikult on ju, ütleme, saab olema huvitav, Eesti investorid niikuinii IPO-st osa ju saavad pärast turul saavad vaadata, aga ma tuletan meelde, et sellisel mehel nagu Warren Buffett, tal oli see legend räägib, et tal on see ettevõtted, mida ta vaatab, kuhu võiks investeerida, siis tal on see kaust, et too complicated, kuhu ta enamus asju viskab, et siis investoritel ma ütleks mingid asjad, et ma ei tea, Marsi vallutamine ja niimoodi, et tegelikult on ikkagi ettevõtted, mis iga päev müüvad mingit kaupa ja selle pealt teenib nagu liitintressi kenasti. Jah, oota, aga las ma veel tutvustan. Ütleme nii, et see võib-olla paneb teid ka selles suhtes võib-olla ümber mõtlema, see praegu need numbrid tõesti tunduvad väga kolossaalsed on ja kui juba 1,5 triljonit valuation on ja see on juba enne listimist maailma mingi top ettevõte, kui ta sellise 10 kohe on ju top 6-7 on ta. Ja loomulikult isegi kui sa listid väga väikse nii-öelda osakaalu sellest ettevõttest ära on ju, see on nagu räägitakse siin 30 miljardit, plaanitakse nagu raha kaasata selle IPO käigus. See on nii väike, jah, kuna see valuation on nii suur on ju, et ja mis teeks selle SpaceX-ist maailma suurima IPO, mis on ever made on ju, et eelmine siuke üsna sarnas suuruses IPO oligi Saudi Aramco, millega tõstati 29 aga seal on ju free float on nii väike, et enamus on Saudide käes ju, et SpaceX oleks sama ju, 5% free float põhimõtteliselt. Ja, see ongi hästi väike, ega seda enam, et kõik tahavad sealt tükikest saada on ju, aga kui vaadata just selle SpaceX-i tooted, mis neil nagu on ju, rääkisime korraks nendest rakettidest, et tänas on ikkagi selline tippklassi tehnoloogia, et sisuliselt rakettidest on saanud nagu lennukid, et sa viid nagu kauba üles ära ja tuled selle sama raketiga alla, paned kütuse sisse ja uuesti on ja, et see on kaua nagu... sa lendad sinna? Pool elu? Ei, ma räägin lihtsalt orbiidile lennata, et see käib nagu kiiresti on ja. See oli orbiidile käinud praegu. Ei ole käinud. Et sisuliselt, mis sellest ettevõttest võib saada, on see, et sellest ettevõttest saab nagu siuke logistiline selgroog, mis on nagu esmane ettevõte, kes pakub sellist teenust, kus raketid võivad sisust iga päev lennata. No lihtsalt Meelis üks küsimus, kas sa oled ka kuidagi IPO korraldamisega seotud? Sa võiks olla, igal juhul tuleb päris hästi välja, meid sai veena, aga... Ja okei, nii siis see on see raketi teema on ju, et sellest võib saada nii-öelda peamine ainuke firma maailmas. Ta võib siis nagu aktsiarakett ka saada sellest, siis mis nende teine toode on Starlink on ju, see on see Space nii-öelda telekom, et sisuliselt juba täna see Space telekom või Starlink katab nagu globaalselt üle sul selle võrgu, sa saad telefonist igast võsast nagu on ühenduse. Kas siis põhimõtteliselt tavatelekomidel ei ole ühel hetkel enam tööd või? No see võib nii minna, seepärast mõtle, mis hinnaeelis sul on, et sisuliselt sul on täna business, mis ei vaja maste, on ju. Sul ei ole vaja mingisuguseid litsentse, sa pead nagu maad ostma, on ju. Sul nagu puudub maapealne infrastruktuur, kõik on õhus, on ju. No need on, kes mobiilimastidesse investeerinud, tuleks kiiresti maha müüa. No tõesti, see ärimudel on ju küsimärgi all ja siis kolmas, kuhu ma tahan välja jõuda, kolmas ärivaldkond, mis tulevikus ongi käega katsutav, see ongi see Space Data Centrid, on ju, et mis Elon Musk ka välja reklaamis, et miks mitte need data centrid viia kosmosesse, on ju. Ja kui sa hakkad nii-öelda selle SpaceX-i need pusle tükke kokku panema, siis saad aru, et Elon Musk võibki olla
datacentrite äris peamine võitja, on ju, ja noh, mis me täna nagu selle datacentrite äris näeme? Me näeme, et peamine probleem on energia, on ju, ja tõesti maal täna ei ole nagu sellist energiat võtta, nagu datacentritel vaja läheb, on ju. Me teame, et jah, me saame selle probleemi lahendada mingi tuumaenergiaga, samas see tuumajaamade rajamine, see on nagu nii pikk protsess, on ju, et me ei jõua sellega nii pea nagu kuhugi. No pluss tuumajäätmed ja muud mured on. Jah, just. Ja mis ongi see strateegia, see ongi see, et vii need kosmosesse, on ju, see on nagu tundub utoopiline, et see võtab ka nagu 10 aastat, et tegelikult ei võta, et see reaalsus on see, et see kosmosesse viimine võib juba juhtuda järgmine või ülejärgmine aasta ja miks see kosmose tees on nagu niivõrd kõva, on see, et kosmoses sul ei ole nii-öelda ilmaprobleemi, sul ei ole pilvi, sul on 24/7 päike, on ju, see tähendab, et sul on unlimited power, on ju, ja lisaks datacentritega siin maa peal on väga tihti väga suured jahutusprobleemid, kuna see protsess genereerib hästi palju soojust, on ju, siis sa pead jahutama, on ju. Kosmos minu teada on väga külm koht, on ju, see probleem nagu kaob iseenesest, on ju. Ja konkurente ka ei ole ju. Jah, täpselt konkurent ei ole ja lisaks on veel see, et täna, kui sa tahad maa peale neid datacentreid rajada, sul on vaja, on ju, maad, sul on vaja seda taristut ja sul on vaja seda energiat, on ju, neid pudelikael on nagu päris palju ja kui nüüd minna nende rakettide juurde, siis siin on välja arvutatud, et need Starshipid on täiesti võimelised transportima juba järgmine või ülejärgmine aasta kuskil 300–500 gigavatti powerit, aga nende päiksepaneelide näol, on ju, et sisuliselt see lift-off on raketi näol täiesti olemas, on ju, ja noh, mis see tähendab, et sisuliselt on ju tulevikus see lähiorbiit, on ju, kellel ütleme, kui sul on nii-öelda see eelis, et sa kontrollid neid rakette, siis sa tegelikult tulevikus kontrollid ka kõike seda AI-d, on ju, et kõik need AI ettevõtted, kes täna nii-öelda selle datacentrite vallas või isegi Max 7 on, kõik on nii-öelda SpaceX'i kliendid, et kui Microsoft tuleb, küsib, et mul on powerit juurde vaja, siis SpaceX ütleb, et kas me viime selle kosmosesse, kas neil on mahtu, on ju, et kõik on nii-öelda, käib läbi Elon Muski, on ju, et kohati noh, võikski nagu aru saada, et selle SpaceX-ist võib saada nagu tohutu suur infrastruktuuri ettevõte, aga see kõik pakub nagu kosmoses, kus on seda tehnoloogiat ja kus on nagu limitless power, et see 1,5 triljonit täna võib tunduda hästi kallis või hästi suur summa, on ju, et tegelikult kui sa nii võtad, et see ettevõte ehitab välja sellist järgmist nii-öelda tehnoloogia layerit, mis võib-olla kestab 50 aastat, on ju, et siis ma ütleks, et see võib olla päris odav hind, et miks mitte see ettevõte võib-olla 3, 4, 5 aasta pärast, kui ta omab kogu seda space infrastruktuuri, ongi 10 triljonit väärt. Jaa, ei, ma arvan, Andres on minuga nõus, et sa oled väga hea müügimees, et siin kahtlust ei ole ja kindlasti on täna väga huvitav saade, mul pole ammu aega endal ka nii huvitav olnud, et 3. liige ikkagi annab seda vürtsi juurde, ma ei tea, et järgmine kord Andrest ei ole, võib-olla Meelis sa helistad, kutsud Elon Muski ja küsima otse allikast, et kas see jutt vastab tõele. No lõpuks kõik võib nii olla, et see investorid ikka ütlevad, noh, et lõpuks mis on see tees ja palju maksab, nagu siin ma Tarmo mõtted enne lugesin, et sul see jutt oli, noh, nagu läks täitsa kosmosesse, aga et lõpuks, et kui PE on liiga kõrge, siis mõtled, et ei tea, vaata. No ühesõnaga, ma mõtlen seda, et keskmine investor tasub natuke lihtsamalt võib-olla mõelda, et ja neid investeeringuid siis nagu teha, aga eks näis, mis sipa tuleb. Ütleme, niisugune story nagu on nagu usutav ja tegelikult see on ratsionaalselt põhjendatav ka nagu, et ütleme, kui sa kosmoses oled, sa juba jätad vaata näiteks akud sealt välja, sul ei ole akusid vaja, sa ei pea energia talletamisega tegelema, sul on 24/7 energia, on ju. Et
et kõik nagu jookseb nagu kokku, on ju. Ma siin enne seda sinu pitchi tegelikult üritasin see teemana tuua, te mehed käisite, nägite Buffettit, me räägime sellest aastast või teeme mingit kokkuvõtet, siis meil on tegelikult... Sinna tahtsin jõuda, aga meedis röövist kogu aja. Röövis ära, et selline vanameister on astumas nagu kõrvale, et ma ei tea, kas te tahate veidi heietada, peegeldada, mida see tähendab? Noh, ma ei tea, kuidas sulle meelis, aga minu selle aasta vaieldamatu, ma võib-olla oligi number 1 tipphetk ikkagi, et nagu näha oma silmaga sellist legendi viimast korda aktsionäride koosolekut pidamas, kus sisuvad 20 000 inimest püsti jalu metsiku aplausiga teda nagu tänas on ja üks asi oli nagu see, et me Meelisega arutasime, et hiljem ka on ju, et ega me oleks võinud ju seda videoteel ka nagu vaadata, oleks selle info nagu kätte saanud on ju, aga kogu see feeling, kui sa lähed sinna Omahasse, alates ütleme sellest lennujaamast, kui sa sinna lähed, on väike lennujaamas on juba väga palju Buffetti ja Mangeri nagu raamatud on ju, lisaks sellele mis me kogesime, kui me seal Omahas üldse nagu liikusime ja erinevate taksojuhtide inimeste käest küsisime üldse nagu arvamust nagu Buffetti kohta, need olid väga erinevad inimesed ja kõik olid nagu väga positiivselt suhtunud, muidu ikka nagu rikkad on ja pahad ja nii edasi on ja aga meile näidati nagu, ma ei tea, pool linna ei olnud, aga ma arvan, seal 4 linna on ju põhimõtteliselt Buffetti rahadega ja toetustega ehitatud erinevatest haiglatest ja nii edasi, et ja kuidas temasse nagu suhtuti ja sa ise oled ka nagu seal kohal ja ma ei tea, ma kohati nagu tunnen, et ma olen hakanud nagu võib-olla ise nagu investorina veel rohkem niimoodi mõtlema nagu Buffett on ju, et sellepärast mina sinu kosmosereisiga kahjuks nagu esimene kord kaasa ei tulegi, et aga Meelist see ei muutnud aga ei, mulle jättis see väga sügava mulje, jah. Ei, kindlasti see on niisugune once in a lifetime kogemus ikkagist absoluutselt. Üks asi oli see, ma segan korra vahe, et üks asi oli ju see aktsionäride koosolek ise on ja aga me saime päev varem käia ka ütleme Kaispiir, kes meil käis siin Eestis ja tema kutsega siis ka nagu sellistes nagu valitud fondijuhtide seltskonda ja kus räägiti ka, kus oli Monispa Brai ja tema tütar rääkisid, kes on ka väga lähedastes suhetes ja Kaispiir ise nagu Buffettiga ja rääkisid temast väga hästi ja kogu sellest nende investeerimisteekonda on ka ju Buffett meeletult nagu mõjutanud on ja siis sa nägid kogu seda seltskonda ja siis Meelisega nagu omavahel tegime pakkumise, et ei tea, kui palju seal nagu netovara nagu korraga saalis võiks olla, et nagu väga jõukad. Meie olime kindlasti kõige vaesemad on ju, aga selles mõttes, et seda tarkust ja kompetentsi oli seal nagu palju on ju. Ja muidugi, kui vaadates sel aasta Berkshire Hathaway aktsialiikumist, siis on S&P-le kahjuks alla jäänud, et 10% aasta algusest, et siuke punkt nii-öelda Buffetti juhtimisele. No aga see ei saa, ütleme, kui sul raha osakaal on nii suur, ma ei tea täpselt, mis see proportsionaalselt nagu on, aga ma tahtsingi sinna jõuda. Natuke alla 3% on rahas. Kas te omate või kas te usute, et Berkshire Hathaway siit edasi, kui Buffett veel on juures, on ju, aga ega tema ka igavesti ei ela, et mis teie, mina isiklikult, mul on täitsa suur positsioon jätkuvalt, ma pole sellega nagu üht või teistpidi tegelenud, aga mis teie mõtted on, sest Kaispiir, kui ta käis Tallinnast, talt küsiti seda ja ta ütles ju, ma ei tea, Tarmo, kas sa mäletad või Meelis, kas sa siis käisid, et ta ütlesite, et kui te arvate, et Berkshire Hathaway täna on ainult nagu Buffett istub ja teeb otsuseid, et see on nagu nii suur masinavärk ja mingil määral ta pakubki minu jaoks täna investorina vaadates, mis on see raha osakaal ja kui edukalt on investeeritud, et kui sa mõtled, ma ei tea, et turuhind on natuke kallis võib-olla või midagi, et selle asemel, et ise teha neid otsuseid oma portfellis ja siis nagu vähendada aktsiate osakaalu, omada raha ja oodata, on tegelikult osta Berkshire Hathaway aktsiat, eks ole, mingil hetkel. No, meil on see suure Peetri ka sees, me oleme seda suurendanud siin ka, et ja ütleme see meeskond, kelle ta on nagu välja valinud, see uus tegevjuht, on seal veerand sajandit töötanud, ta on kogu aeg Buffetti silma all olnud, et kindlasti ta teab, keda ta nagu valis, et see vahe võib sisse tulla lihtsalt võib-olla emotsionaalselt, ütleme, et ühel hetkel ta juhina nagu ei ole ütleme, ta ju tegutseb seal nagu edasi, aga ta ei ole nagu aktsionäride koosolekul, tema ei pea seda kõnet seal enam on ja aga ma arvan, ta läheb natuke nagu Apple'iga on ju, et kui Apple'i juht nagu ära suuri, siis arvati ka, et mis sellest Apple'ist saab ja tegelikult ei saanud midagi nagu halba on ju, et see ei no mis halba, Apple on ju Tim Cooki all on ei muidugi, et on nagu meeletult ja oluliselt parem on, aga kartus oli on ju, et kui asuta nagu ära suuri, et siis on nagu mured on ja aga eks Buffettiga on samamoodi, et kui me seal saalis olime, siis me Meelisega ka rääkisime, et seal oli kindlasti tuhandeid inimesi,
kes on temaga olnud 20 aastat, on ju, ja kui palju siis nagu Buffett on nende isiklikku jõukust nagu kasvatanud, on ju, et selle üle maailma, on ju, et väga palju Aasiast ja Euroopast igalt poolt, on ju. Ja, et kindlasti see Berkshire Hathaway on vaata siuke aktsia, kus sa iga kell nagu ikkagist julged suure saisiga sees olla, sest tead nagu, tal on nagu firma märk küljes ja lisaks see lisab kindlust, et neil on nii palju siuksi vaba raha, on ju, et üks aktsia, mida omada, kui sul mingi muid ideid ei ole, et siis sa võid nagu julgelt omada ja magada rahulikult. No seal on see ka, et alati, kui sa istud nagu ise nagu palju rahast, siis alati see, et millal ma siis nagu ostma hakkan, et kui sa ostad nagu Berkshire, siis see muret sul ei ole, küll sinu eest ostetakse, kui õige aeg on. Jah, aga võib-olla ma korra läheksin SpaceX juurde. Ära mine. et tegelikult vaat sa ütlesid, et jah, SpaceXi veel keegi väga omada ei saa, kui see ei ole nii-öelda enne IPO-t või kuskilt. No mondid on olemas. Erakapitali investeerija. Erakapitalist sisse ei saa. Tegelikult on üks aktsia, mis silma ei on EcoStar, et mis on siin viimase 3 kuuga või paari kuuga 3-kordseks läinud. Ja nüüd soovitad meile seda? Jah, kahjuks ma ise ei jäänud ka mul see silma paar kuud tagasi, aga mis see point seal on see, et EcoStaril olid sellised Airwave litsentsid, mida siis SpaceX ostis ära, ilmselt selle põhjusega, kuna tulevikus on data centrid seal kosmoses ja Starlink siis nii-öelda peaks selle data nii-öelda maale saatma, ja kuna sellel EcoStaril olid siuksed Airwave head litsentsid, mis võimaldasid seda teha, siis nii-öelda SpaceX ostis need litsentsid ära sellise diiliga, et need litsentsid maksid umbes $17 miljardit ja SpaceX nii-öelda pool summast andis cash'is ja pool summast siis SpaceXi aktsiates. Ja toona, kui see deal käis, siis SpaceXi valuation oli see $400 miljardit ja see EcoStar siis sai SpaceXis 3% osaluse. Aga mis teeb nagu asja huvitavaks, on see, et SpaceX toona, kui see deal tehti, ta market cap oli ise $10 miljardit ja ta sai nii-öelda selle SpaceXis osaluse veel $8,5 miljardit, ja tänu sellele nüüd see aktsia on nagu niimoodi lendu läinud, et see $8,5 miljardit, see hakkas nagu liikuma, et mingil hetkel hinnati SpaceX valuationiks nagu $800 miljardit, siis nii-öelda see EcoStari positsioon läks nagu duublisse, täna räägitakse, et see SpaceXi valuation võiks tulla järgmine aasta siin 1,5 triljonit, mis tähendab, et see nii-öelda SpaceXi osalus selle EcoStaris on juba 4x, ja kui ennem oli see EcoStari market cap 10, siis juba tänaseks või ütleme järgmine aasta see SpaceXi osakaal võiks olla nagu kuskil 30-40 miljardit sellest ettevõttes, et ja täna nagu ongi bet selle peale, et sisuliselt sa saad juba täna osta SpaceXi enne IPO-t, et sisuliselt, et kõik, mis sa EcoStarist ostad, et seal 50% on vähemalt see SpaceXi osalus. Ma ei tea, kas meil ongi vaja Elon Muski kutsuda, mul tundub, et sa oled temaga juba kohtunud. Mul tundub, et kui nüüd ühe korra teemat vahetada ja rääkida nagu koduturust, siis me jõuame SpaceX juurde ikkagi tagasi. Jaa, aga räägime lõpetuseks natuke Tallinna börsist, aga tund on juba märkamatult täis saanud, et siis võtame ka saate kokku ja virtuaalportfellid ja kuulajate küsimused jäävad siis järgmisse saatesse. Aga räägime natuke Tallinna börsist, et tegelikult on +13 on ju, põhimõtteliselt, mis on ütleme siin 5 korda parem, kui nagu see sama SP500, kui me eurodes nagu mõõdame. Aga vähemalt minu jaoks kõige suurem mure on võib-olla see, et välisinvestorid on suuresti lahkunud ja väiksemad ettevõtted tahavad ka börsilt ära minna ja Enefit Green läks meil ära, mis oli suurematest ettevõtted, mis on ka aidanud tegelikult, see tootlus oleks nagu parem on ju, aga ma saan aru, Meelis, sind nagu Tallinna börs üldse ei huvita, välja arvatud, kui SpaceX Tallinna börsile tuleks mingi väike tükk. Meelis ütleb, et rääkides Tallinna börsist, vaata SpaceX-iga on niimoodi. Ei Meelis vastaks nagu kunagi meie kunagine hea president Arnold Rüütel, et ma saan aru, et te tahate rääkida Tallinna börsist, aga mina räägin teile hoopis SpaceX-ist. Jah, ei, ma kuidagi mul enda huvi orbiidis väga palju Tallinna börs ei ole siin viimasel ajal olnud, et mulle meeldib kasv nagu. Kosmosest vaadates Tallinna nii kaugel. SP500 ei ole ju kasvu, 2,5% on kasvu.
kus oleks indeksit ostnud? No S&P ettevõtete EPSi kasv oli 3. kvartal oli 13%, see on täitsa okei. Mina Tallinna börsi kohta ütleks seda küll, et ma sattusin ühe börsiettevõtte juhiga rääkima ja tema kurtis küll seda muret, et nagu just kui teed, mis sa teed ettevõttega tulemused nagu, ja siis jah, ja seda nagu, et ma arvan meil täna see, et et nüüd on börs on jälle nagu läheb veidi väiksemaks, et kes drive'ib Tallinna börsil nõudlust. Ja investorid, see laine on nagu üle käinud hipodroomi ajal täna selgelt, võib-olla nagu Meeliski vaatab kaugemale, paljud teised ka. Suuri ettevõtteid niipea börsile tuua ei ole ja need ettevõtted, kes on, neil pole seda investorbaasi, kes võib-olla aktsiahinnad viiks sellisele, võib-olla mingi hetk pluss see ebaselge geopoliitika, palju muresid koos on. Välisinvestor oleks kindlasti see ka ja nõus, nii et võib-olla me peame lihtsalt hetkel nagu hindama seda, et meil oli kogu see etapp, kus kohalikud jaeinvestorid alustasid investeerimist muuhulgas ka tänu tasuta kauplemisele. Just kohalikult turult täna investeerivad mujal ka, see on muutunud soodsamaks välisturgudel investeerimine ja kuidagi mingit sükest võluvitsa ei ole. See, mis siin vahepeal räägiti, et viime Stockholmi börsi külje alla või mingisugune nonsense, et ma arvan, see ei ole nagu lahendus, et meil on väike börs, meil on väike riik, ja kui tulevad suured ettevõtted, kes jälle kaaluvad kodubörsi, küll siis läheb nagu paremaks ka, aga ma arvan, et tulevad ka, kui ikkagi see sõda peaks ära lõppema, küll meil tuleb uusi listimisi, meie riigi rist tuleb allapoole. Ikkagi äärmuslikult negatiivne, aga ikkagi ma ütlen, kui sa vaatad nagu uudiseid ja vaatad numbrid, siis uudiste põhjal, ma arvan, enamus inimesi ei usuks, et on pluss 13. Et turg vaatabki nagu, hakkab ennem liikuma, kui reaalselt majanduses paremaks läheb. Ja sulle Tallinna börsil just sul peab hästi palju olema seda kannatust oodata. Ja siis pikaajaliselt on ta teinud SB-ga võrreldavat. Ja mingil hetkel, kui ütleme turgudel see pullitrenn jätkub, pulliturg, siis üldjuhul see Tallinna börs teeb kuidagi hüppega mingil hetkel hästi kiiresti selle tasa, et kui sa nagu suudad selle ära oodata, siis on okei, aga teades nagu sükest tavalist retail investorit, siis enamusel ei ole nii pikka kannatust nagu kahjuks. Jah, see võib-olla see, mis Tarmo siin mainis, et rohkem Warren Buffetti laadselt investeerida, ma ei tea, kas ilmtingimata meil on nendele kriteeriumitele vastavaid ettevõtted, kes teevad nagu pikaajaliselt nagu 10 korda nagu hinnakasvu või midagi sellist, aga sellist ettevõtted, kus on nagu riskiga kohandatuna väärtuspeidus, mis ei avalda homme ülehomme, vaid võib-olla mingi hetk paari aasta pärast, neid tegelikult on. Ja dividendildid on ikkagist see ja ma arvan, et meil see majandus nii kehva ka ei ole, küll me leiaks nagu ma arvan uusi ettevõtted, kes ühel hetkel nagu tulevad ja miks mitte ka sinu sektorist, tehisintellektist või mis iganes, et ega eestlased on seal ka ju tublid on või kaitsesektorist midagi on. Aga mina nüüd vaatan kella ja et kuulajad nagu täitsa ära ei väsiks, siis selleks korraks tõmbame otsad kokku, minul oli erakordselt põnev. Kas suure Peetri portfellis, kas see jääb järgmine kord? Lugega siis kuu lõpus, siis kui sa teed ülevaate. Et ütlen nii palju, et me ostsime seda Newmonti suure Peetri portfelli, mis on siis kullakaevandajad uue ostuna. Aga uuel aastal teeme videoga plaanime Meelisega teha, vaatame, kuidas meil siis õnnestub nagu uue aasta prognoosid ja seal võtame siis ka virtuaalportfellid kokku, võtame kõik kogunenud küsimused kokku ja jääb uut aastasse. Ja me oleme uuel aastal laivis siis 19. jaanuar oma saatega. Aga mina tänan, minu nimi Tarmo Tallinnas, Meelis Maasik, tänan sind ka ja loomulikult Andres Suimets ka, et leidsid aega, väga tore. Kõik head ja kuulmiseni. Ilusat aasta lõppu ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.